vastu käi homsele, siis kui praegu igaks hetkeks saan jõudu vägevalt Jumala igal päeval, igal hetkel palverändurid ülistavad. Vahel on sünge vormidul näkku, aga julguse saame, laulame koos, töö meil on Jumala töö. Igaks päevaks, igaks hetkeks saame jõudu vägevalt Jumala igal päeval, igal hetkel palverändurid ülistavad. Tugevgi koomistab, julgemadki vaikivad, aga armastus kannab, lubab meil ka uuesti alatada. Igaks päevaks, igaks hetkeks saame jõudu vägevalt Jumala igal päeval, igal hetkel palverändurid ülistavad. Arglikku julgustada, kurbuses loota, Jumala rahva raskegi tee kõrval käib toetaja. Igaks päevaks, igaks hetkeks saame jõudu vägevalt Jumala igal päeval, igal hetkel palverändurid ülistavad. Igaks päevaks, igaks hetkeks saame jõudu vägevalt Jumala igal päeval, igal hetkel palverändurid ülistavad. Tere hommikust teile kõigile, tervitan teid rõõmsalt ja rahulikult ja julgelt Jeesuse Kristuse nimel. Ja teame kõik, et see on huvitav aeg, eriline aeg, et täna hommikul meie toolid siin saalis on suhteliselt tühjad võrreldes teised pühapäevad, aga me teame ka, et meil on sõbrad ja kogudusliikmed, kes vaatavad ka kodust, sest me kõik nii palju, kui me saame, austame seda kord, mis on antud riigi poolt, et me hoiame, pigem oleme kodus ja et niimoodi me hoiame teineteist. Aga meie Jumala teenistust, Jumala teenimine ei jäta ära ainult sellepärast, et väljaspool on asjad kõik sassis. Pigem me pöördume rohkem tähelepanu teemale, tõstame silmad, nagu Piibel ütleb, mägede poole, Jumala poole ja me otsime temalt abi. Nii et mul on hea meel, et teie, kes te olete täna siin ja kui te vaadate internetist, siis te olete ka väga teretulnud. Ja täna, kui me oleme koos, me loeme sõna, meie veedame aega koos palves ja ülistuses ja teie võite ka kodus laulda, palvetada ja lugeda. Nii et me oleme kõik koos. Piibel ütleb meile, et kus 2 või 3 on koos Jeesuse Kristuse nimel, seal tema on koos nendega. Ja siin me oleme natukene rohkem kui 3, nii et ma arvan, et see kehtib ka meile. Aga see kehtib mitte sellepärast, et numbrid on õiged, vaid sellepärast, et Kristus on koos meiega. Me võime olla julged, et Jeesus ei ole meid jätnud, et Jumal ei ole meid jätnud ja ta on siin koos meiega ja ta on kodus ka sinuga. Nii et me ei karta,
sest et elav Jumal on koos meiega. Nii et jätkame oma ülistusega, aga alustame seda jumalateenistust palves. Isa taevas, ma olen tänulik sulle, tänulik selle uue päeva eest ja me teame, et iga päev on kingitus sinu poolt, et me oleme tänanud sind aga enne selle eest, et uus päev on ees ja sa oled kinkinud meile elu. Täna hommikul eriti, täna hommikul on natukene teistmoodi. Ja me oleme tänulikud sulle, et sina kingid meile, sina hoiad meid. Igas olukorras sa hoiad meid, kas me oleme haiged või terved, kas me oleme rikkad või vaesed, kas meil on raskemad ajad või kergemad ajad, õnnistatud ajad. Sina oled ikkagi Jumal taevas ja valitsed. Ja meie silmad täna hommikul on sinu peal. Meie otsime sind, me otsime sinu tahet, me ootame sinu õnnistust nii siin selles saalis kui ka kodus. Ja isa, ma palun, et iga süda, mis on pöördunud sinu poole täna ja otsib selgust, otsib julgust ja rahu, saab seda täna hommikul. Mitte sellepärast, et meil on ilusad laulud ega huvitavad sõnad ja lood ega tähendusrikkad palved, vaid sellepärast, et sinu vaim on iga inimesega kohal ja väga ligi meile. Ma palun seda kõik Jeesuse Kristuse nimel ja tema pereväes. Aamen. Jätkame lauludega. Ristile lõi nad
tõusta ja särada ja olla sinu aus. Täname, et tõesti sinu nimi on üle kõigi nimele, üle valitsuste ja võimude. Ja sinul on öelda lõplik sõna ka tänasel päeval. Sinul on suurem rikkus kui maine rikkus. Kuigi sina oled ka ise olnud hüljatud ja üksita järglis, oled sa sellest kõigest välja tulnud ja tood ka meid välja nendest olukordadest, kus meie oleme üksi ja hüljatud. Sest meie silmad vaatavad sinu peale ja meie süda ootab sind, issand, et sina tuled ja lükkad need raskused meie teed kõrvale. Sinuga koos me võime tõusta uuesti nagu see sõna ütleb, nagu kotkad. Ja minna vastu sellele, mis tuleb koos sinuga. Jumal on püha ja tema pühadus on juba eriti tähendusrikas täna ja sellel ajal, kui meie ümberringi haigused levivad ja meie vaatame tema poole, et me ei saa mitte midagi ise teha. Tema pühadus ja tema armastus on ainus asi, mis saab meid päästa. Nii et me võime olla tänulikud selle eest, et elav ja püha Jumal võitleb meie eest. Täna hommikul ma tahaksin lugeda natukene
Koloosa kirjast, mis on Uues Testamendis. Ja viimasel ajal ma olen Koloosa kirja on tulnud meelde erinevatel põhjustel. Võib-olla osaliselt sellepärast, et Paulus kirjutas seda vangist. Kirjutas seda siis, kui ta oli Roomas oma kodus vangistatud. Ja see, mida ta kirjutas selle kogudusele, oli väga tähendusrikas nendele ja see puudutab meie olukord. See puudutab meie olukord mitte ainult täna, kui me räägime sellest haigusest ja levimisest ja kõigest muust, mis puudutab koroonaviirust ja kõik sellised uudised, vaid puudutab meie olukorda Eestimaal natukene laiemalt ka, sest et Koloosa koguduses olid erinevad mõjud selles kultuuris, selles linnas, erinevad õpetused. Ja risk oli suur, et inimesed, kes olid endiselt pannud oma usku Jeesusesse, kes vaatasid aina tema poole, et saada lootust, et saada tuge, et saada selgust oma elule, nüüd pöördusid tähelepanu pigem nendele asjadele, mis olid maised. Et filosoofiad, elufilosoofiad, erinevad tarkuse ja jõuallikad ja tähelepanu hakkas kuidagi hajunema. See oli suhteliselt noor kogudus ja sellepärast Paulus, kui uudised jõudsid temani, et seda kogudus on natukene hädas. On ustavalt küll, aga natukene hädas ja oht on ees. Siis ta kirjutas kohe nendele ja läkitas mõned käskjalad nendele tema oma sõbrad, kes viisid selle kirja kohale, et julgustada, aga ka et ehitada üles ja anda teist suunda, et kogudus paneks fookus tagasi selle peale, kus tegelikult peab olema. See nädal on olnud minu jaoks huvitav nädal, väga huvitav nädal pastorina, sellepärast et ma olen mitu korda alustanud kirjad ja just siis, kui see on valmis välja minema, uudised muutuvad ja reeglid muutuvad. Ja kord läheb rangemaks ja ma pean uuesti kirjutama, midagi on muutunud ja ma pean kirjutama uuesti, mis pastor soovitab, mis juhatus on otsustanud ja iga päev ja mõnikord mitu korda päevas see on muutunud. Ja kui inimene, kes väga kiiresti ei kirjuta eesti keelt, see on olnud suur challenge, suur väljakutse mulle. Aga ongi väga huvitav, et asjad on muutunud väga kiiresti meie ümber. Et alguses oli niimoodi, et ainult suured grupid ei tohtinud tulla enam kokku. Nii et konferentsid ja sellised suured kokkutulekud ja nii edasi. Ja siis erinevad korraldajad kiiresti panid oma plaanid teistmoodi paika või lihtsalt tegid tühjaks oma plaanid. Siis järgmine päev tuli välja, et koolid ka on nüüd kinni. Kusjuures kogudused olid vähemalt vaiksemad kogudustel oli lubatud kokku saada. Siis olid kõik avalikud üritused, kõik avalikud kokkusaamised, kaasa arvatud kogudused lõpuks ja nüüd on ka piirid kinni pandud, et Eesti piir on nüüd kinni, et välismaalased ei saa sisse tulla ja ma ei tea, kas väljaspoolt saab minna, aga me kõik põgeneda, aga ei ole väga mõtet, et kodu on siin. Nii et väga huvitav, kuidas nii kiiresti on asjad muutunud. Ma tahaksin lihtsalt peatuda siin ja öelda seda, et meie kogudus ka austab selle uus kord, mis on antud. Ja me mõistame, et seda loogika ongi see, et iga inimene võib olla viiruse kandja ja võib anda edasi teistele, kas ta ise kannatab sümptomite all või mitte. Ja sellepärast täna hommikul ma võiksin julgelt öelda, et see võib olla meie viimane kokkutulek selles vormis, aga samas meie juhatus on näinud, et on palju erinevad viisid, kuidas üksteist toetada, läbi e-maili, läbi telefoni, läbi kirjad ja mida iganes. Ja võib-olla just sellepärast ka Koloosa kirja on olnud minu jaoks väga julgustav, sest et neil oli sarnane olukord. Inimesed, kes elavad üksteisest kaugel, neil puudus interneti, neil mobiilitelefonid ei olnud
isegi suured ookeanilaevad ei olnud ja lennukid, mitte midagi, mis oleks andnud Paulusele selle võimalust, et hüpata lennukile ja olla Kolose linnas järgmisel päeval ja seal pidada oma jutlust neile. Nii et me peame olema loovad, kasutada neid võimalusi ja viisid, mis meil on ja õnneks meil on hästi palju tegelikult. Meil on palju erinevaid viisid üksteist toetada ja kaitsta sellel ajal. Ja me võime olla ka julged sellest, et see ei ole, küll on hea ja isegi vajalik, et me oleksime koos, üksteisega koos. Et tunneme seda soojust, räägime üksteisega nõust näkku, tunneme üksteise higilõhna, et kõik sellised asjad võib-olla on ebameeldivad ühel päeval, aga teisel päeval, teises olukorras võivad olla väga loodavad. Aga see ei ole see, mis paneb kogudust käima. See ei ole see, mis paneb meie usk käima. Jumal ise on see, kes paneb asjad käima. Jumala vaim on see, kes on tegus. Jeesus Kristus ja tema ohvriand on see, mis on võitnud päeva meie jaoks. Nii et kas me oleme kodus või siin, Jumal on sama. Jumala vaim tegutseb ja Jeesus Kristus on sama, nagu ta alati on olnud. Nii et me austame seda kord nii palju kui saame ja meie koguduse juhatus kohtub homme ja me saame selgust omavahel, et kuidas me käitume sellel uuel perioodil. Praegusel hetkel me oleme enam-vähem kõik oma kodus kinni, igaüks oma kodus vangis mõnes mõttes, et riik on andnud seda korda, on andnud seda sellised reeglid, et me peaksime olema kodus, et iga pere oma ette, et seda viirus väga ei leviks. Ja väljaspool kodu on keegi vaenlane, nähtamatu vaenlane, kes käib ringi ja otsib võimalust kedagi nakata. See võib tekitada suurt hirmu ja tegelikult ma olen inimestega rääkides, ma olen selle nädala jooksul näinud, et hirm voolab üle. Et igast august voolab hirm, et mis meist saab, mis meist nüüd saab, et kuidas me kaitseme ennast selle vastu. Lugesin artiklit internetis, kus üks inimene pani kokku erinevad andmed ja kartid ütles, et iga inimene, mõni päeva pärast, iga inimene üle Eestimaa on nakatud selle viirusega. Küsimus ei ole, kas sa saad nakatud, vaid kui kiiresti. Ja sellised sõnumid võivad ajada hirmu südamesse, kui sul ei ole mitte midagi muud, mis südames elab. Aga meil on midagi südames, meil on keegi südames, kes ajab välja hirmu ja meid vabastab. Nii et mida iganes toimub väljaspool, kes iganes käib ringi, mida iganes käib ringi seal väljaspool, kas see levib õhus või on tänaval, kas on armeed või viirused, mida iganes võib väljaspool olla. Sees on Jeesus Kristus. Ja sellest piisab täiesti. Sellest piisab täiesti. See ajab hirmu välja. Minu elu on kindel koos Kristusega. Ja sellepärast ma ei pea kartma. Küll see olukord on meile keeruline, see tuleb meie kogudusele just valel ajal, sellepärast et viimaste aasta jooksul on saanud meie koguduses eestpalve väga kõrges kohas, et me oleme üksteise eest palvetanud, me oleme õppinud näinud, kuidas kui me tuleme kokku ja palvetame inimese eest, siis Jumal on tegus ja püha vaim teebki midagi. Ja inimesed saavad vabastatud seal. Ja mõnikord on niimoodi, et inimene tuleb ja ütleb, et kuule, mul on selline mure elus, mul on sellised ahelad oma elus ja ma tahan nendest lahti saada. Ja siis me palvetame koos, kutsume selle palve meeskonda kokku ja ei tea, mis Jumal teeb. Kunagi ei tea, mis et nagu murrab välja vangist ja vabastatud ja jookseb vabalt läbi tänavad ja otse koju. Teinekord on pigem nii, et ahelad tulevad üksteise järjest lahti ja ta paneb ükskord
üks osa maha ja teinekord teine osa maha. Ja lõpuks ta leiab, et vaata, kus enne ma olin kinni, nüüd ma olen täiesti vaba inimene. Jumal on teinud seda. Nii et meie jaoks koguluses see on olnud üks väga rõõmus tööd, et me ei tea enne, mis Jumal teeb, kuidas ta teeb seda, kuidas see välja näeb. Me ei tea, kes tuleb, mis nende soov on, kui nad tulevad. Me lihtsalt oleme nõus koos palvetama Jumala ees ja tema teeb imelisi asju seal. See on nii vahva näha ja nii julgustav, et kui sa oled kunagi olnud osa sellest, siis sa lähed sealt ära täis rõõmuga, et küll me teadsime, küll me uskusime, et meil on elav Jumal, et Jeesus on südame sees ja pühapäev on koos minuga, aga nüüd me näeme seda, kogeme seda ja see on nii vahva näha. Aga nüüd on keeld, et me oleme igaüks oma kodus. Kuidas me siis palvetame üksteise eest? Nii tähtis selles olukorras on see, et me oleme kõik koos ja saame üksteise eest palvetada ja isegi õliga võia ja kõik sellised asjad, eks ju, et nii lähedal, et me tunneme üksteise hinge õhku. Et see on kõik väga tähtis ja kosutav selles olukorras. Aga mis me siis teeme, kui kõik see on ära võetud? Vaata, tõeline vabadus, mida me õpime läbi Koloosa kirja järgmistel päevadel, on see, et tõeline vabadus on võimalik ainult siis, kui me usaldame end Jeesuse kättesse. Ja kui me usaldame end Jeesuse kättesse, siis me oleme tõesti vabad. Teises kirjas, Uues Testamendis, Galatia kirjas, Paulus kirjutab teise kogulusele, et te olete vabad. Vabaduseks on Jumal teid vabastanud. Kristus teid vabastanud. Te olete vabad. Kui me usaldame oma elu, oma tulevik, kõik oma elu lootused ja ootused Jeesus Kristuse peale, siis me oleme tõesti vabad ja vabastatud tõepoolest. Ei ole mitte midagi, mis saab meid hoida. Ka seda olukord, mis tänapäeval on. Aga kuidas meie rakendame seda vabadust, kuidas me elame seda välja, siis kui me oleme vangistatud oma kodus. Kuidas me palvetame üksteise eest, kuidas me loeme piiblit koos, kuidas me peame jumalateenistused, kas me kasutame liturgiat või laulame ülistuslaulud. Kuidas me teeme neid asjad siis, kui on selline katk maailmas? See vastus veel tuleb. Aga ma tahaksin tutvustada neid inimesed, mõned inimesed, kes on seotud selle kirjaga Koloosa koguluses ja ka need inimesed, kes kirjutavad selle kirjaga. Ja me väga kaugemalt, kui seda ei lähe täna, sellepärast, et selles iseeneses on hea sõnumi. Ja las, et see oleks nagu sööd sellele, mis veel tuleb, ma proovin, see on minu ülesanne siit edasi, et iga päev saada välja üks videoklipp. Ma loen teiega läbi Koloosa kirja, see võtab 2 nädalat ja iga päev tuleb üks väikene klipp, väikene jutlus, mini jutlus, et kui pühapäeval ei saa 40 minutit kasutada, siis me kasutame seda aega üle nädala. Ja loodan, et selle piibli lugemisega meie usk saab kinnitatud ka kodus. Ja loodetavasti me leiame selline viis, kus on võimalik ka kommenteerida ja oma mõtted jagada ja vaatame, mis tuleb sellest kõigest. Väga huvitav eksperiment. Nii et loeme. Paulus Jumala tahtmisel Kristuse Jeesuse apostel ja vend Timoteus pühadele, kes on Koloosas, ustavatele vendadele Kristuses. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Isandalt Jeesuselt Kristuselt. Seal me lõpetame. Sellest piisab, tänaseks sellest piisab, sest et nii palju on selle sees juba pakitud. Lihtsalt tein tuttavaks mõned inimesed, kes siin on nimetatud ja ka natukene hiljem on nimetatud. Paulus nimetab end apostel, see tähendab seda, et on läkitatud Jumala poolt õpetada Jumala sõna.
et anda head puhast õpetust välja ja üks põhiline ülesanne Pauluse jaoks oli see, et ta käis ringi ühest kogulusest teise ja ta oli korrigeerija, ta oli mitte keelekorrektuur, nagu mul on tihti vaja, vaid teoloogia korrektuur. Sest et ta nägi, et igas koguluses, igas kontekstis on erinevad ohud, teoloogilised ohud, asjad, mis ründavad meie usku ja tahavad võtta tähelepanu enda peale, Jeesusest ära ja enda peale. Kas on olukorrad meie ümber, nagu meil täna on, kas on erinevad õpetused, erinevad kultuurikoolud, mis tulevad, lähevad. Ja Paulus käis ühest kohast teise ja õpetas, pani asjad õigeks, et inimesed oleksid kinnitatud oma usus. Ja tema põhiline sõnum oli see, et su silmad peaksid olema Jeesuse peale. Kui silmad on Jeesuse peale, kui sina usud Jeesusesse, kui sa usaldad end tema kättesse, kui sa järgned teda, siis kõik muu kukub paika, et läheb just nii, nagu see peab olema. Jumal tegeleb selle ülejäänud osaga. Vaata, et sinu silmad on Kristuse peale. Ja siin selles kirjas natukene hiljem me näeme, mis tähtsus on Kristuses, Jeesuses Kristuses, miks ta on meie A ja O, mis ta on teinud ja mis ta on võitnud meie eest. See kõik tuleb ja see on väga põnev, mis tuleb. Aga üks põhjus, miks Paulus, võib-olla põhiline põhjus, miks Paulus siin kirjutab, on see, et Kolossa kogudus tõstab oma silmad maast ja nendest probleemidest, mis ümberringi on, ja vaatab uuesti taeva poole Jeesuse peale ja palub abi temalt. Sest et ainult Jeesus Kristus on isand. Kõik muu ei loe. Kui Jeesus Kristus on südames, kõik muu ei loe. Timoteus on Pauluse parem käsi, tema jünger, kes käib ringi koos temaga ja aeg-ajalt jätab Timoteus ühes koguluses, et täpselt samamoodi panna asjad paika. Et ma olen viimasel ajal mõelnud, et väga huvitav, et tundub, et Uues Testamentis need kogulused, kus on pastor olemas, on kogulused, kus on mingisugune probleem. Terved kogulused ei vaja pastorit, ilmselt. Kui me loeme Piiblist Uues Testamentis Pauluse kirjadest, pastor on läkitatud sinna, kus on mingisugune probleem, mis vanematekogu või juhatus ei saa ise lahendada. Et võib-olla see on natukene teistmoodi meie mõtlemisest. Aga Timoteus on valmis olla see mees, kes läheb ja paneb asjad paika, kui ta on läkitatud välja Pauluse poolt. Ja muidu ta on lihtsalt Pauluse kõrval. Ja nüüd nad on koos Pauluse kodus Rooma linnas. Veel üks inimene, kes on natukene hiljem nimetatud, on Epafras. Epafras on koguduse rajaja, Kolossa koguduse rajaja. Ja me tihti mõtleme, et Paulus oli selline mees, kes käis ringi ja rajas ise uusi kogudusi. Aga vaata, evangeelium läbis nii kiiresti selle ajal, selles kontekstis, et erinevad inimesed, erinevad mehed rajasid uusi kogudusi ja neid kogudused ei olnud nii nagu meie kogudus, nagu palvemaja, kus on terve maja broneeritud, pühitsetud selle eesmärgile, vaid pigem kodudes. Nii et me võiksime nimetada Aini kogudus Rapla linnas või Mäti kogudus Rapla linnas või usklikud Rapla linnas. See tähendab kõik need, kes usuvad Rapla linnas ja alus ja terve selle piirkond. Kui kiri oleks tulnud meile, see oleks tulnud meie piirkonnale, mitte ainult meie palvemajale ja selle kogudusele. Epafras oli see mees, kes rajas seda kogudust või alustas tööd selles linnas. Ja see on huvitav, et Paulus kirjutab kogudusele, kus ta ei ole enne olnud. Ja see on huvitav mulle sellepärast, et täna võib-olla me räägime, anname jutus edasi inimestele, kellega me ei ole enne kohtunud. Ja kui sina täna hommikul vaatad internetist või hiljem vaatad seda internetist, ma ei tea, kas see õnnestub täna või mitte. Kui sa vaatad kogudust ja me ei ole veel kohtunud, siis tea seda, et mina armastan sind, sellepärast et Jeesus armastab sind ja Jumal armastab sind.
sa oled armastatud inimene ja Jumal mõtleb juba nüüd sinu peale ja paneb õiged inimesed sinu teekonnal, et sa tuled tema juurde. Nii et see on väga vahva, et isegi sellel ajal Paulus kuuleb Epaprase käest, et meil on probleemid oma koguduses, küll sa ei ole kunagi olnud seal, aga tule meid aitama. Paulus ütleb, et ma ei saa, ma olen kodus kinni, ma ei tohi tulla välja kodust. Aga siin on vähemalt üks kiri, vii seda nendele, julgusta oma kogudust ja pane asjad ise paika. Tühikus käib koos nüüd temaga, Onesimus tuleb natuke hiljem esile. Üks mees, kes oli ka Paulusega, Pauluse meeskonnas, väga tähtis mees Paulusele, aga oli tegelikult Kolossast pärit ja me loeme temast, õpime temast palju hiljem selles sarjas. Ja veel üks inimene, kes on siin nimetatud vähemalt 20 korda läbi terve seda kirja. Kes see isik on? Jeesus Kristus. Jeesus Kristus. Kõik teised nimed on, küll on tähtsad. Need, kes on toetajad, need, kes on kõrvaltoetajad, need, kes on eespalvetajad, need, kes kirjutavad sõnumit, need, kes viivad sõnumit Paulusele, et meil on häda käes ja vajame abi. Inimesed on tähtsad. Aga kõige tähtsam on Jeesus Kristus. Kui Jeesus Kristus ei ole, mitte midagi muud ei ole. Mitte osadus, mitte tugeva sooja käepigistus, mitte ilusad sõnad Jumala õnnistagu sind, ole hoitud. See ei ole, kui Jeesus Kristus ei ole. Jeesus Kristus on see, kes peab olema keskel. Kui tema ei ole, kõik muu on lihtsalt sõbralikkus. Ja sõbralikkus on vahva asi, et mulle meeldib, ma tahaksin olla sõbralik inimene. Tahaksin olla selline inimene, kes on toetaja teistele. Aga vabadus ei tule sellest. Tõeline vabadus tuleb ainult Kristusest. Ja praegu, kus iganes sa oled, mida iganes on sinu olukord, kas oled siin koos meiega saalis, kas oled kodus oma diivanil või laua taga, vaatad internetist. Jeesus Kristus on kõige tähtsam. Jeesus Kristus on kõige tähtsam ja tema sees on vabadus. Mis meil on selles kirjas, Kolossa kirjas, on tähtis sõnum, mida Paulus ei saanud, ei tohtinud ise isiklikult edasi anda neile. Väga tähtis sõnum, mida ta pidi edasi andma, aga ei tohtinud teha näost näkku. Ei tohtinud teha seda isiklikult koha peal. Ta pidi tegema seda kirjas. Pidi saatma kedagi teist, et kanda seda kirja kogudusele, kus tema enne ei olnud. Ja meil on sõnumit anda edasi ka. Kas me suudame seda edasi anda? Kas meil on viisid, kas meil on erinevad variandid seda edasi anda, siis kui me ei saa suuliselt teha seda, ei saa isiklikult teha seda. Ma arvan, et meil on. See oli edasi antud, mitte ainult tema kirjutas seda küll, aga andis edasi sõpradele, kes olid tema kogukonnas. Ja selles kogukonnas, nii need, kes kandsid kirja, kui need, kes võtsid selle kirja vastu, olid ühes kogukonnas. Ja selle kogukonna identiteet on ehitatud Kristi Jeesuse Kristuse ümber, mitte midagi muud. Täiesti võõrad inimesed üks teisele. Ja see, mis seob neid kokku, on Jeesus Kristus ise. Ja sõnum, mis selle kirja sees on see, et see, mis meil on ühine, on Jeesus Kristus. Kui meil on Jeesus Kristus, siis me oleme tõesti vabad. Me näeme edaspidi, et kui elu on kooritud lahti nagu sibul, nagu sookolm, kooritud lahti ja kihid tulevad ära,
enne pintsak ja siis tuleb särk ja siis no mida iganes, eks ju. Või kas ma räägin elust, et minu vabadus on kihi järgi ära võetud. Ma ei saa enam liikuda, ma ei saa enam inimestega suhelda, ma ei saa enam vabalt ja ilma hirmuta osta asju poest. No kõik on ära võetud tükk-tüki haaval, äri on nüüd piiratud, tegevused, noh, elu on järjest rohkem ja rohkem piiratud. Mis siis jääb, kui kõik kihid on ära võetud? Kristlane võib öelda, et kui sa võtad kõik minu kihid ära, ainus asi, mis lõpuks jääb, on Jeesus Kristus. Sest et kõik, mida mina olen, tuleb temalt. Ja sellepärast ma olen vaba. Sa võid võtta mida iganes sa tahad. Nii kaua, kui Kristus minu elus on. Ma olen vaba inimene. Ma ei pea mitte midagi kartma, sest tema tegeleb minuga. Tema puhastab mind jätkuvalt. Tema teeb mind vabaks iga päev. Ma olen rohkem vaba täna, kui ma olin eile. Võib-olla riik ütleb, et sa oled rohkem piiratud täna, kui kunagi enne. Aga ei, ma olen rohkem vaba täna, kui kunagi enne. Sellepärast, et Jeesus Kristus on seal selle sibula keskel. Kas on võimalik rakendada meie vabadus siis, kui me oleme väga piiratud? Kas on võimalik elada välja selle usku ja seda vabadust siis, kui me oleme piiratud väljaspool? Muidugi on, me oleme vabad, me saame seda teha. Sellepärast, et Jeesus Kristus ei ole ise vangistatud, vaid on trooni peal. Ja nii kaua, kui tema valitseb, meie oleme vabad. See on minu sõnum praegu teile. Kas te olete siin koos meiega või olete kuskil väljaspool kogudust, oma kodus või mujal? Jeesus Kristus on meie jaoks. Ta istub trooni peal ja nii kaua, kui tema valitseb, kui me usume temasse ja usaldame oma elu temale, siis meie oleme vabad. Me oleme tõepoolest vabad. Ja me näeme seda rohkem ja rohkem üle järgmised päevad. Neid sõnumid ma postitan YouTube'is. Te võite leida meie koguduse YouTube'i kanalit youtube.com/Rapla kogudus ja seal peaks ilmuma erinevad videod, ülistuslaulud, meie oma ülistuslaulud ja teiste sõbrade ülistuslaulud üle Eestimaa, jutlused, mida me hindame ja meie oma jutluste ja sõnumite sarjad. Nii et ole vähegi julgustatud, mida iganes on sinu olukord, kus iganes oled, kas oled kinni, kas oled vaba, mida iganes. Jeesus on sinuga. Jeesus on sinuga ja sellest piisab täiesti. Ma usun, et järgmiste nädala ja kuude jooksul me õpime teistmoodi, värskemal viisil, et Jeesus on meiega moel, mida me ei ole enne kogenud. Aga see võib olla meile kõigile väga värskendav ja üles ehitav edaspidiseks eluks. Oleme koos palves ja ma palvetan täna ka nii, et kui sa oled kodus ja näed seda jutlust, esimest korda oled jutlust kuulnud või võib-olla sa tunned südames, et ma tahaksin, et kui kõik minu kihid on ära võetud, et Jeesus oleks seal minu elu keskel. Ma tahaksin uskuda. Ma tahaksin panna oma usku tema peale. Ma tahaksin näha seda, millest teised räägivad. Kui sa oled valmis seda tegema ja tahad anda oma elu Jeesusele, siis täna hommikul ma palvetan sinu eest. Ja sa võiksid koos minuga palvetada, et Jeesus tuleks sinu elu. Jeesus elab, ta valitseb. Ja ta võib sinu elu päästa ja sulle lootust anda ja vabadust anda. Nii et meie, kes oleme siin ja sina võid ka kodus, et tõuseme ja oleme koos palves.
Jeesus Kristus, meie suuname oma palvet sinu poole täna hommikul ja mitte sellepärast, et meie julgus ei tule sellest, et me oleme iseenesest pühad inimesed, et me oleme teinud midagi, et me oleme ise võitnud midagi, et me oleme ise tublid. Me tuleme ainult sellepärast, et sina andsid meile seda võimalust. Ja me mõistame, sinu sõnas on kirjas, et see ei tulnud tasuta, vaid et Jeesus andsid oma elu. Sa andsid oma elu meie eest, sa läksid ristile ja surid seal ja võtsid endale kõik meie patud, kõik seda, mida meie ei suuda ise võita. Sina tegid seda kõike. Ja isand, ma olen selle eest tänulik, ma olen ülitänulik, et täna ma võin tulla Jumala, elava Jumala ette ja palvetada julgelt, paluda tema käest, panna oma palvesoovi tema ette, panna oma mured tema ette, palveda teiste inimeste murede eest. Kuidas inimene nagu mina, patune nagu ma olen, poolelik nagu ma olen, kuidas ma saan seista, kuidas ma tohin seista elava püha Jumala ees, ma ei tohi. Aga Jeesus Kristus on teinud selle võimalikuks, ta on võtnud enda peale minu süü, minu poolt ja ka surm ja haigused ja kõike muud on võtnud enda peale. Piibel ütleb, et surm on patuse palk. Ja sellepärast, isand, me usume, et sa oled võtnud ka seda ja terve selle koroonaviiruse hirm ja segadus ka endale. Me oleme tänulikud selle eest, et sina oled piisav, et sina valitsed taevast, et me ei pea mitte midagi kartma selles maailmas, mida iganes toimub. Me võime vabalt usaldada end sinu kätesse. Isa, ma palun täna hommikul nende inimeste eest, kes on kuulnud selle jutust kodust, kes on võib-olla esimene kord kuulnud, et Jeesus Kristus võib olla päästja, et Jeesus Kristus võib vabastada, et Jeesus Kristus võib olla küll valitseb taevast ja nad on valmis pöörduma sinu poole. Isand, sina tead. Kui sa oled täna kodus, siis palveta koos minuga. Isand Jeesus, küll ma ei ole sind tundnud siiamaani. Võib-olla ma ei ole uskunud sinusse, aga ma tahan. Ja mida ma veel ei tea sinust, õpeta mulle. Võtta minu elu, päästa mind, puhasta mind kõigest pahtust, tee mind puhtaks ja tule minu südame sisse. Ela minu sees, et kui kõik muu on minu elust ära võetud, jääb ainult sina. Ja anna mulle seda vabadust, millest oli täna räägitud. Anna mulle seda vabadust ja seda päästet. Ma võtan seda vastu täna. Amen. Isa, ma palun, et sa läkitad ka oma püha vaimu, kes on meile lohutaja. Jeesus ise jättis meile lohutaja, püha vaim, kes tuleb ja kinnitab meie usku. Ja kinnita meile meie usku, et Jeesus Kristus on meile mitte ainult piisav, vaid kõik kõiges. Jeesus, ma tõstan palvet, eestpalvet ka meie valitsuse eest, et sa annad neile tarkust nii riigi tasemel, parlamendis või ka siin kohaliku valitsusele, isand, et sa annad tarkust nendele, kes langetavad otsused, kes kaitsevad meie rahvast oma otsustega. Isand, anna neile tarkust ja jõudu ja jaksu ja vaprust, et teha seda, mis on neile kohus. Ma palun ka sinu kaitset, eriti arstidele, kes kannavad hoolt meie haigete eest ja kes on ise ohus selle pärast. Palun, et sa kaitsed neid ja hoiad neid. Ja ma palun eriti sinu võidmist, sinu kaitset meie haigate peale ja meie arstide ja medõdede peale, isand, ja neid, kes juhivad kiirabiautod ja kõik need, kes on kuidagi seotud meditsiiniga, isand.
anna neile jõudu, jaksu, tarkust ja vabadust selles olukorras, issand. ole ka meie vanemate liikmetega, meie vanemate kodanikutega, issand, hoia need, kes on haavatavamad selles olukorras. issand, hoia nende tervist ja anna südamesse selline rahu, mis läheb üle kõik hirmud, mis katab seda kõike. Et nad võivad lihtsalt olla tänulikud ja rõõmsad ja rahulikud, et elada oma elu välja. issand, meie kõik, kes me oleme, kas me oleme noored, kas me oleme vanad, mida iganes on meie tervise olukord, me tahame lihtsalt võtta vastu sinu kätest täna hommikul rahu. Et kas meil on vaevad vähe või paljud, sina valitsed. Kas me oleme siinpool või sealpool koos sinuga, see on kõik meie kasuks. Meie elud kuluvad sulle, võtta meid, hoia meid ja hoolitse meie eest. issand, ole ka nendega, kes on viiruskandjad, kes on võib-olla viimasel ajal avastanud seda, neil on sümptomid ka, et anna neile julgust ja loovutust, issand. Ja me usaldame neid sinu kätesse. Palume nende inimeste eest, kes on kinnitatud juhtumid siin Eestimaal juba, hoia need, issand, Jeesus Kristuse nimel. Ja issand, ma palun, et sinu koguduse liikmed siin Rapla koguduses, Luteri kirikus, meie piirkonna kogudustes, meie naabrite kogudustes, issand, ma palun, et iga liige oleks eespalvetaja. issand, et sa paneksid meie südame peale soovid, siirad palvesoovid meie naabrite eest, meie vallavalitsuse eest, meie linna eest. issand, kasuta seda aega, kui me oleme kodus, loeme piiblit ja veedame aega koos sinuga, et ehitada üles meie usku. Ja küll me on paljud, kes on jäänud võib-olla laisadeks preestriteks oma kodus, et ei ole mõistnud, et me oleme preestrid. Piibel ütleb, et me oleme püha preesterkond. Issand, ärata meid üles selle ametisse. Et me võiksime palvetada nende inimeste eest, kes meie elus on. Need, keda me tunneme ja ka need, keda me lihtsalt näeme. Või kellest me kuulame. Issand, kõik need asjad me ustame sinu kättesse. Palume õnnistust, aga me oleme ka kindlad sellest, et sina oled tark, sa oled hea, sa oled armastav ja õnnistusrikas. Ja küll sa saad sellega hakkama. Ja sellepärast me oleme tänulikud. Amen. Amen. Ma tahaksin lõpetada sellega, et kui sa vaatad internetist täna, mul on sõnum sinu jaoks, et meie Rapla koguduses kasutame seda aega, et lugeda koos piiblit kodus. Me praegu uurime, mis neid võimalused oleksid ja kuidas me võiksime seda teha. Aga sina võiksid liituda koos meiega piibli lugemises, et kui sul on liiga palju aega kodus nüüd ei ole mitte midagi muud teha, siis loome koos piiblit ja vaatame, mis Jumal sõna ise ütleb. Et ma ei tea, võib-olla sa oled olnud ususõber, aga ei ole ise juhtinud inimene. Võib-olla sa oled kritiseerinud piiblit, aga ei ole kunagi lugenud seda. Paljud on ka selles olukorras. See on hea võimalus, et ise lugeda, ise näha, mis piibel ütleb. Teine asi on selles, et me palvetame aktiivselt, Rapla koguduse liikmed palvetavad aktiivselt sinu eest. Kui sinu naabruskonnas on üks Rapla koguduse liige, siis sa võid olla täiesti kindel, et see inimene palvetab sinu eest. Ja nüüd ma ütlen koguduse liikmetele, ma just ütlesin seda sinu naabritele, teie naabritele, nii et oleme ustavad. Võtame seda kui võimalust olla aktiivsed usklikud. Preestrid, igaüks oma kohas, kus iganes oled, sina oled preester, kes viid
maailma mured Jumala ette. Ja kui nad paluvad abi, sa oled valmis nende eest palvetama ja nendele abiks olla. See kõik võib olla meile väga suureks õnnistuseks. See võib ehitada meid üles. Ja ma usun, et see teebki seda. Mitte sellepärast, et ma olen optimist, vaid sellepärast, et ma olen kristlane. Ma usun, et Jeesus Kristus saab hakkama sellega. Amen. Laulame koos meie lõpulaulu, siis võtame vastu õnnistussõnad ja lähme koju õnnistatud. Ma põlvitan su ees, olgu alandlik mu meel, kummardun su püha trooni ees. Tõstan üles pühad käed, armastan ju sind sa näed. Siin ülistame
võtame vastu õnnistussõnad ja me võiksime koos öelda neid, kui peas on. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma armu, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Amen. Me oleme õnnistatud ja me kanname seda õnnistust kaasa. Amen.